Ja kuidas käib siis see emotsiooni vabastamine või miks see üldse vajalik on? No kuidas need emotsioonid meie elu kujundavad või juhivad on, kui sa tead, et sa lood oma olekuga ja kui sinu olek täna on ärev, sa oled vihane, ärritunud, mis iganes millegi peale, siis mida sa siis juurde lood? Sa loodki juurde neid olukordi, mis tekitavad veel rohkem viha ja ärevust. Aga kui sa tahad olla rahus, et näha seda, kuidas elu kergusega loob, siis sul tuleb see ärevus või viha või mis iganes su sees on vabastada. Ja me oleme lapsena hästi palju, ma ei tea, eriti poistele, ära nuta, mis sa pillid, jäta järgi, siis on mingi, ma ei tea, komm kätte pandud lihtsalt, et laps lõpetaks röökimise, tegelikult tal on vaja see tunne lihtsalt lõpuni tunda. Ja see ei ole üldse halb, et meil kõigiga on seda juhtunud, aga need tunded on meie kehasse ladestunud, mulle meeldib öelda nagu, nad on nagu energeetilised umbsõlmed. Ja kui midagi on umbsõlmes, siis kui kõik on energia, siis kuidas saab energiaselt läbi voolata, kui see on sõlmes? Muidu peaks tulema lihtsalt mingi tunne, ta lainetab su kehast läbi, läheb välja ja ta ei jäta mitte mingit jälje sulle. Aga kui seda tunnet ei oska lõpuni tunda, sest teda ei ole nagu õpetatud, see on alati alla surutud, lukku pandud, väga palju me tunnetega majandame, mis ei ole ka lõpuni tundmine. No näiteks öeldakse, et kui sul on viha, ma ei tea, mine peksa patja. Aga see tähendab seda, et sa majandad seda tunnet, ehk sa elad välja, aga sa ei tunne lõpuni. Iga tunne on nagu väike vibratsioon või energeetiline selline lainetus, mis tahab lihtsalt lõpuni tundmast. Ja miks need rasked olukorrad või ükskõik kurvad või ärritavad olukorrad tekivad, ongi selleks, et see tunne su kehas annab märku. Palun märka mind, tunne mind nüüd lõpuni seekord. Kui sa ikka ei tunne, ma ei tea, tegeled, ma ei tea, sul on mingi viha, lähed, võtad hoopis, ma ei tea, topsiku jäätist ja lihtsalt peidad ennast selle alla, väline rahuldus siis sul tekib veel rohkem neid olukordi, kus see tunne ikkagi tahab esile tunda, et ta lõpuni ära tunda. Ja see tundmine käib siis, mina ise tegin seda niimoodi, nagu Eeva õpetas, et ükskõik mis tunne peale tuleb, ma viskasin voodisse pikali, selili, ma ei teinud mitte midagi, panin lihtsalt silmad kinni, proovisin nagu tunnetada, kus ta sel hetkel minu kehas asub. Kui sa täiesti vabaks lased nagu mõtted, siis sa hakkad tundma mingit, ma ei tea, sügelust, kipitust, kihelust, ükskõik mingit tunnet sa kuskil kehapiirkonnas hakkad tundma. Ja sa lased sellel asjal olla täiesti rahulikult. Sa ei samastu selle tundega. Oletame, et sa oled ärritunud, sest sõbranna ütles, ma ei tea, teil oli kokkulepe, lähme õhtul kinno, ta ütles ära ja sa oled vihane. Persse, kino jääb ära, sõbranna ei tule, midagi teha ei ole, ma olen üksi, kõik on halb, on ju. Viskad pikali peale sõbranna kõnet ja lased sellel vihal või ärevusel, mis iganes on, isegi sa ei pea seda tunnet nimetama, mis tundega on tegemist, vahet ei ole. See on nagu muusikapala. Sa lihtsalt kuulad teda, lased oma kehal olla ja ta läheb üle. Ta läheb täiesti iseenesest üle, tõused püsti ja mõtled, mis asja, kuidas ma sain sellise asja peale ärrituda? Mis ta täna ei tule? Me läheme homme siis. Või ma lähen üksi või ma lähen kellegi teisega. Miljon võimalust on seda filmi näha, mis iganes. Ja kellel on natukene raske endaga kontakti saada, kes ei ole üldse endaga tegelenud, siis seal on sellised pisikesed nüansid, mida Eeva mulle õpetas, mida mina edasi õpetan ja see saab niivõrd käppa, et lõpuks sa teed seda kõndides, jalutades, kellegiga rääkides, see läheb nii lihtsaks. Natukene sa pead praktiseerima, et saada meistriks, iga asjaga pead natukene tegelema, et saada osavamaks, eks ju. Ja mida lihtsamaks see läheb, seda kiiremini need tunded su sees lahustuvad ja lõpuks tekib su sisse selline sisemine rahu, et sind ei ärrita mitte miski ja vot siis sa hakkadki märkama appi, kui ilus tegelikult on elu, kui ilus suhe mul tegelikult on, kuidas see tuleb, kuidas raha tuleb kergusega, kuidas reisid, uued sõbrad tulevad, kõik, milles sa vähegi puudust tunned või mida sa tahad, kõik tuleb ise. Et kui sinu olek läheb rahulikuks, siis elu ka väljas rahuneb. See ärevus kaob ja see viha kaob.
automaatselt sellega koos kaovad ka kõik hirmud. Sest hirm tegelikult on üks illusioon, üks lugu su peas. Hirm ei saa kunagi olla olevikus praegu. Hirm on alati tulevikus. Sa kardad, et midagi juhtub millegi järel või midagi jääb olemata või tulemata. Aga kui sa tuled tulevikust ära olevikku praegu, kui sa siin istud, sul ei ole ju mingeid hirme ju. Nii. Aga kui sa mõtled, et näiteks äkki me räägime lõpuni ära ja sa avastad, et ei lindistanudki, see hirm on ju tulevikus, on ju? Ja tegelikult sa hakkad iga asja sisse niimoodi vaatama. Mul endal oli meeletu ämbliku hirm, terve elu on olnud. Ja ma ei ole sellega nüüd eraldi tegelenud, mitte kordagi. Ja ühel hetkel ma olin, ma ei tea, kus riigis ma olin, nägin ämblikut, laskus niimoodi niidiga käe peale. Ja seda aru ma vaatasin, kui ilus loom on üks selline ämblik või putukas. Mul oli iseenesest ära kadunud ämbliku hirm. Sellepärast, et see sisemine rahu tuleb sisse ja elu muutub nii ilusaks, et su hirmud kaovad iseenesest. Sa ei pea mitte millegiga tegelema. Sa ei pea mingeid lapsepõlve mustreid vabastama või puhastama. Sa ei pea mingite traumadega tegelema. Tegelikult seda pole üldse vaja. Aga ometi meil on jäetud mulje, et ainult läbi selle, et sa nende traumade ja minevikus sorkimisega saad asjad lahendada. Mina seda meelt ei ole. Ma ei taha üldse torkida minevikku sellise viisil. Eriti mingit, vabandan kõigi ees, kes on padu peresüsteemi usklikud, aga et mina ei usu seda 7 põlvkonna sorkimist. Mine seda nagu vajalikkust. Samas ma ei tee maha inimesi, kes on selle kogemusega saanud midagi enda elus korda. Igal ühel oma tööriistad. Aga sa mainisid otseselt mitte, aga sa kaudselt mainisid ikkagi, me taandume sellele ka, et see on see kohalolu ka. Et sa pead olema suuteline ja võimeline siis tegelikult võtma selle hetke, et läbi nämutada või mämmutada seda tunnet, mis sus tekkis, see emotsioon. Versus siis see, et ma lasen tal nagu ära minna ja siis võib-olla ei tunnegi enne ja pane üldse tähelegi, et mul tegelikult oli mingi reageering ja võtan seda kui automaatpilooti. Vist ise märkasin mingi hetk, et Andres oli esimene vist ja siis tuli Vadim Zeeland transurfingu teosega otsa sinna, mis õpetas mulle nagu märkama ja peatama seda, kus ma kukun sellesse, olgu ta siis ohvri mentaliteet või seda jama nagu tundma ja ma märkasingi, et ma sain mingit aru sellest, et ma teen midagi, käivitun millegi peale emotsionaalselt, ma elan võib-olla selle välja lapse peale või ma ei tea, kelle iganes peale või lihtsalt väljendan ennast nagu verbaalselt väga kõvasti. Ja siis mingi hetk ma avastasin, et aga see arusaamine, et oot, ma läksin ju närvi, on olnud nüüd nagu momentaalne. Vanasti oli selline, võib-olla läks terve elu mööda niimoodi, aasta mööda, ma ei saanud arugi, et ma tegelikult midagi nagu ärritusin või vihane olin. Ja mulle tundub, et me tegelikult väga palju siis ikkagi nagu etapiliselt elame kohas, kus me tegelikult ei märka seda, kuidas me käitume, ehk puudub selline enese teadlikkus või enese kõrvalt vaatlemise oskus, mida on vaja nagu selleks, et siis tegeleda emotsiooniga, ja sa pead ennast suutma ja kõrvalt märgata, et juhtus praegu see, sellel tulemusel, okei, tegeleme sellega. Ja siis mingi hetk ma jõudsingi sinna kohta, kus ma suudan juba, mitte alati, aga täna üha rohkem ennetada seda emotsionaalset rollercoasterit või laksu, mis on tulemas. Ja ma tean, et kui ma suhtun sellesse neutraalsusega, siis tõenäoliselt on väga suur tõenäosus, et ma ei saa sellest emotsionaalselt käivitatud. Ma jään nagu nimetame siis rahu seisundisse, sõltumata olukorra nagu tõsidusest või siis olukorra nii-öelda nagu halvast olukorrast. Aga see eeldab seda, et ma suudan olla hetkes. Ja see sama, mis sa ütlesid, sa jõuad neutraalsusesse, see on tegelikult täpselt sama, mis sisemine rahu, lihtsalt teiste sõnadega. See ongi hinnangute vaba olek, neutraalsus. See ongi sellise eneseteadlikkuse kasvatamise nagu baas. Sa peadki olema neutraalne kõige suhtes, sest tegelikult kõik, mis su elus juhtub, ongi neutraalne. Aga sina paned hinnangut, see on halb, läbi sinu silmade. Mulle meeldib see on tegelikult Andrus vana enda näide kunagi, kui ma hakkasin tema neid õpetusi tarbima. Vihmasadu. Kui sa oled põllumees ja kui on tükk aega olnud põud, siis see vihmasadu on sinu jaoks nagu pääste ingel. Sa palud seda Jumal, tule ainult vihma ja kui vihm tuleb, sa oled üliõnnelik.
aga kui minul on lokid pähe tehtud, samed kingad jalad ja ma tahan teatrisse minna ja hakkab tänavalt sadama. Pekkis. Ongi pekkis, aga see sama vihm tegelikult. Kuidas ta saab olla ühele samale inimesele hea, teisele halb? Ja tegelikult nii on iga asjaga, absoluutselt iga asjaga. Kõik on tegelikult neutraalne, seni, kuni sina paned sinna mingi hinnangu või loo külge, et see on hea või halb. Ja vot see, et sa oledki jõudnud neutraalsusesse, see on see sama sisemise rahus, see on nagu baas. See on nagu ülimõnus koht, kus olla. Mul on inimestel üks hea, see mõne mõttes ei ole hea soovitus, sest et seal võib väga tugev trigger käia, aga see on hea koht, kui sa tahad nagu saada kogemus sellest, kui erinev saab olla samas ruumis subjektiivne hinnang asjale, nagu ihapiisk. Mine võta sotsiaalmeedia lahti, ükskõik missugune platvorm. TikTok soovitatavalt, seal on hästi palju selliseid vastanduvaid teemasid. Ja vaata mõnda videot ja vaata mõne video kommentaari. Ja ma luban sulle, et sa näed seal kommentaariumis vähemalt 10 erinevat tugevat arvamust, hinnangut, hukkamõistu, verbaalset rünnakut videoautori või kommentaariumis olevate inimeste suunas ja omavahelised ka, kus nad põrkuvad maailma vaatelt ühele samale teemale. Ja need ei ole ainult see koht, et seal oleks nagu selline, nagu me praegu sinuga peame sellist elutervet diskussiooni ja arutleme, eks ole, räägime ja kuule ja vaata ja mõtleb kaasa, vaid seal on väga jäigalt, et niimoodi see on sitt muusika, see on nõme video ja siis on, see on ülikõva video. Just eile keegi kirjutas mulle, imeline kommentaar oli selle inimese poolt mulle antud ühe episoodi alla. Täpselt ei mäletana, mis episood oli, aga ma olen täna varem ka näinud kommenteerimas, aga lihtsalt avalikult ladus mulle sinna puid alla ja solvas mind ja kui nõmemaik olen ja ma olen küürus ja haigutan ja ma olen nii tülpin näoga külalist suhtes ja siis ma mõtlesingi, et issand, et ja muidugi vastasin talle ka viisakalt vastu, aga vastamise hetkel sain ka aru, et võt näed, inimene vaatab mind ja mõtleb, et kuivõrd haledalt nõme vend ma olen. Ja siis on need ülejäänud teised, need tuhanded, kes vaatavad, mõtlevad, et kurat, sa teed nii head asja. Ehk siis pohhui lihtsalt kokkuvõttes on nagu ükskõik, alati on neid nii-öelda mitte mõlema või võib-olla selle hulgi hektagon nurkade vaateid ühele subjektiivsele asja nagu ihapiisk. Et õppige lihtsalt aru saama, või mulle tundub, et mind ennast aitas see, kui ma suutsin sellest aru saada, et maailm ei ole ainult must ja valge, vaid on värvikammasid lõputult ja igal ühel on õigus oma tõele nii-öelda. Jah, ma vaidlen see mõttes vastu sellele, ma usun, et kuskil on mingid baasreeglid, mis on ultimaatum nii-öelda tõed, mis kirjeldavad nagu väga palju meie reaalsust ja mingid väärtuseid, aga väga suur osa tänases elus on ikkagi subjektiivne ja meie perspektiivist lähtuvad, kuidas me olukorda suhestume. Ja isegi kui need reeglid on, sul on ikkagi õigus valida, kas sa usud neid või mitte. Ja järgid neid või mitte. Just. Ja mõne mõttes on vaba oli. Lisaks sellele, et me enne rääkisime raamatust, ka sul tegelikult on 4-osaline online koolitus sisemise rahu leidmine. Siis see on? Räägi sellest korra. No see ongi tegelikult 100% õpetus, kuidas oma kehas siis alla surutud tundeid lõpuni tunda. Ja seal ma annangi igas laivis eraldi juhendid ja kui sa niimoodi samm-sammult teed, siis sa lihtsalt saad selle kodus ilma mingit mentorit omamata lihtsalt endale praktikaks teha ja lõpuks siis seda ise vabalt teha, et see on selline hästi universaalne, et kõik, kes on seda kasutanud, kõigil on see töötanud.